as said earlier, there was a small surprise. Anton has taken along a really exciting product with him, the new Nokia N9, that he would like to give out to one of you who participate in this great class. I have asked for your emails and your names, and altogether we have 28 people registered. We're gonna take a draw between all you. Hope that the one who gets the phone is right here, right now, at this moment. Anton, could I get a number from you, from 1 to 28? I think we decided to... Yeah, I was asked to pull a number, but I was thinking I cannot be the lady luck because of the gender problem. Things get interesting. Yes, Sulle, the Nokia Marketing Director in Estonia. I will say 13. 13, lucky number. And third one, please. It's Kairi. Kairi goes first. Please come up and Anton can give his baby away. So thank you again and have a great afternoon. Mina olen Kairi. Ma olen praegu tegelikult disainiööl ka vabatahtlik ja üleüldse üritan disainiüritustest võimalikult palju osa võtta. Ja täna täiesti juhuslikult olin workshopile. Nokia disainerite workshop ei tule nagu üldse mitte halvasti. Ja see workshop kujutas endast persona loomist ja persona kaudu siis probleemide või lahendusteni jõudmist. Ja see kulmineerus täiesti ootamatult Nokia telefoni võitmisega. Aga põhirõhk oli ikkagi workshopil. Mul on hea meel hakata seda telefoni kasutama, sest ma arvan, et ta on esiteks väga ilus hästi. Teiseks, huumoriga vastates minu enda vana telefon on täielik luts, ta on täiesti ribadeks. Ma arvan, et samas selle nutitelefoni kasutusele võtta minu jaoks mõnes mõttes siuke nagu väljakutse või ma tean, et see ei ole mitte alati minu põhimõtetega kooskõlas olnud. Disaini on kindlasti väga tähtis, sest et niisama palju, kui alguses ta võib-olla algas siseringi asjana, kus disainerid omavahel said rõõmu tunda üksteisest üritusest ja disainist. Mingi hetk on ta rollinud laiemalt Eesti ja Tallinna teadvuses märkavad inimesed tulevad, käivad, võtavad osa. Minu seost disainiga on õpingute kaudu. Ma olen küll lõpetanud bakalaureuse teatri ja lavakujunduses, kuid välisõpingute käigus olen tootedisaini õppinud. Huvitab see paljud minu sõbrad ja disainerid, ma liigun selles ringkonnas, ma käin neid üritustel, see puudutab mind tõenäoliselt tegelema sellega edasi võib-olla sellistes õpingutes. Igal juhul see läheb mulle väga palju korda.